Ma kõnnin hallil lõhmata tee. Kesknurmi täis valmivad viljo. Ma kõnnin ja kõnnin otsata tee. Jaanuari algul alustasid 12 eestlast autodel ja mootorratastel teed Marokost Senegali, et nautida kohalikku loodust, kohaneda Aafrika elustiiliga ja elada kaasa Lissabon-Dakari ränkraskele kõrberallile. Kolme nädala jooksul liikus reisiseltskond umbes 4500 kilomeetrit üle Atlase mägede ja läbi otsata Sahara kõrbe, liikudes kohati mööda täiesti puutumata maastikku. Elu ookeani ja kõrbe vahel pakub ootamatuid kontraste ja lummavaid looduselamusi. Kõrb on nagu meri, siin on omad ohud, siin on elu teistmoodi, kui siin üldse elu on. Ja siin võib paari päevaga unustada sellise meile harjumuspärase tormamise, kiirustamise ja saada aru, mida tähendab hüüd ja hääl kõrbes. Kui sa siin hüüad, ega ikka keegi ei tule küll. Kulgeti läbi turistisõbraliku Maroko, üle maailma suurima miinivälja vaesesse ja jumalast maha jäetud Mauritaaniasse, jõudes lõpuks elust pulbitsevasse Senegali pealinna Dakari. Kombinatsioon islami usust, prantsuse keelekeskkonnast ja Aafrika mõttelaadist moodustab midagi unikaalselt hoomamatut. Pikemaid reisikirju eestlaste sõidust Dakari saab Reporteris näha veebruarikuus. Üle elumaante kummub helkiv taeva võim. Oma enda varju saatel astub